maja ja jõuhotelli vahel selle täitmiseks. No minu meelest ei olnud tegelikult selle väljaku ruumi, mis oli ju nõukogude ajal ikkagi, ta oli küll lõpetamata jäänud või küll välja ehitamata jäänud, aga ei olnud, kuidas öelda, pakiline selle väljaku majastamine. Pigem oleks nagu võinud tegeleda rohkem sellega, et väljaku ääres majad kerkivad. Mis nüüd juhtus, oli see, et kasutati ära uusi linnaislikke strateegiaid ja hoonestati tõepoolest väljak. Selle ainukene hea punkt, mõnikene aspekt minu meelest on see, et sinna keldrisse tehti ka see maa-alune transpordisõlm, aga ja kuna ta toimis nüüd niivõrd tugeva ankruna, siis see andis põhjust teenindusmaja Tallinkil koguste võrra kõrgemaks ehitada, sinna Narva maantee algusesse tekkisid need hotellid ja bürood, et tasapisi seda hoonestust sinna kõrvale on tulnud ja aga nagu avaliku ruumi suhtes see, mis sinna siis sündis, mu meelest nagu erilist respekti ei vääri. Ehkki ütleme niimoodi, et need arhitektuurselt ka lõpp pole ei ole. On ju veel palju poledamaid maju. Et siis nagu tohutu avaliku vaidlusega otsustati siia üks jupp nagu ära lõigata ja öelda, et me teeme ka välja. Siis pandi siia see Mare Mikhofi kuju, öeldes, et me oleme teinud ka avalikus kultuuri. Aga see kõik nagu ei vabandanud seda ikkagi kasumi keskset ideed välja. Siis, mis minu meelest nagu täielikult ebaõnnestus ja millest mul on väga kahju, on see, et loomulikult ikka suurema kasumi eesmärgil ehitati siis kaubamaja üle Gonsiori tänava siit. Kusjuures, kui seal kaubamajas sees oled, et on tore minna, et ju hea, et ei pea jälle sinna löösi kätte õuemine oli vedesse. Aga miks ta nagu linna rikkus oli see, et kui te nüüd Gonsiori tänavat tulete siia poole, siis ju tegelikult Gonsiori tänavat avanesid siit ilusad vanalinna vaated. Et ta nagu ummistas või see on ikka ta mõju nagu ummistus. Ta nagu niisuguse linna, et sa nagu kas või autoga või bussiga, kuidas sa sealt tuleb, sa nagu tajud seda linnaruumi ja see vana linn mõjub nii kutsuvana ees, et ta nagu lihtsalt blokeerib selle ära, see on küll hästi kole. Ja siis veel, mis on minul isiklikult olnud kahju, sellest ma saan aru, et siin tõepoolest nõukogudeaegne restorani majandus, et sa ei pea seda pasteeti tootma seal, et sa võid selle pasteedi tootmise, kõik mäletavad seda Viru hotelli pasteeditull, mis oli üks kõige paremaid asju, mida nõukogude ajal süüa sai. Et sa võid seda äärelinnas odavama hinnaga toota ja okei, kui nad need restorani siin osad ümber ehitavad ja oma kaubanduskeskuse teevad. Aga see, kuidas ta nagu kõik on sellele Viru hotellile otsa roninud ja kuidas Viru hotelli fuajeed, see oli tohutult šikid. Need olid kindlasti üks nõukogudeaegseid Eesti sisearhitektuuri suuremaid saavutusi. Väino Tamm oli 67-9 kuud stažeerinud Helsingis ühes sisearhitektuuri büroos. Nad kõik teadsid, kuidas kaasaegne lääne disain käib. Ja see oli hea maitsega, parem kui Soome toonaste aastate sisearhitektuur, mis siis oligi maailmakuulus, mitte nii nagu tänapäeva, kui keegi ei tea sellest enam midagi ja seal ei olegi midagi teada. Aga siis oli see maailmakuulus asi ja see oli tõesti suure joonega tehtud. Ja nüüd mingisugune üks endine parteiboss on seal ka, nimi oli õnnes. Nende Soome omanikuga Viru hotelli niisugune pseudo 50-ndate nende niisuguste ilulistukestega vineervärk. See, et Viru hotelli õige välja muitsuskaitsealane võetud, sellest on minu tõsiselt kahju, sest see, kuidas see ilus maja näo solgitud on jube. Nüüd olukorras, kus Viru välja, mis ei olnud korralikult nõukogude ajal atraktiivseks väljakuks välja ehitatud, täis ehitati ja seda oli natuke kahetseda, siis viite ilma vastuoludeta, aga suhteliselt niisuguse edumeelse katsetusena võib siiski ka pikalt planeeritud ja lõpuks ellu viidud
Vabaduse väljakut mainida. See, kuidas Kaasik, Valge ja Trummal, ma ei ole seal kõigega rahul, aga mis seal on? Et ütleme nii, et põhimõtteliselt on see ikkagi olnud üks niisugune partner ära likvideeriti, et tüüpiline postkommunistlike riikide situatsioon on see, et infrastruktuur ehk taristu on välja arendamata, kui juba, nagu ütleme niimoodi, et kõikides Lääne-Euroopa riikides, vanalinnades, Vaegaplatside alla 5-korruselised maa-alused parklad ära ehitati, siis meil oli ikka veel, et maa peal on auto. See, mida te Lääne-Eurooplasena mitte kuskil ei lähe. Loomulikult on autod viidud ära maa alla. See on juba 60-ndad, kui väljak on autosid täis. Aga meil oli see ju veel alles paar aastat tagasi, et see oli väljak autosid täis. Ja lõpuks ometi viidi ära autod maa alla. Ka minu meelest, ma ei armasta igasuguseid viltusid reppe. Näiteks Ugala teadsid selles mõttes, ma komistan seal alati. Aga see, kas siin see niisugune ruum tekiks ja alla või see, me näeme, kas inimesed kasutavad seda, see on päris toore. Mind küll pahandab see, kui linnavalitsus ütleb, et seal ei tohi nüüd midagi ulatada, mis see kõik on. Kus sa siis veel, mis sa pead tagahoovis ulatama? Et tuleb ehitada niimoodi, et see on ula keskel, eks ole, ja inimesed saavad siin ulatada, sest see on ju, sa ei tohi marginaliseerida ühtegi subkultuuri, vaid sa pead ju vaeva nägema selleks, et need subkultuurid oleksid linna ellu integreeritud laskuulatavad. Ja tegelikult ka see mäng, et sul siin on see ekraan, mis on üksiti nii-öelda väljakul olijaid liiklussaastest ja mürast eemaldab, et sul on nagu siin niisugune, nagu amfiteater natuke, sa vaatad seda, mis sul siin ekraanil on, seal võis muidugi natuke vähem olla Keskerakonna kaubakandat ja neutraalsem info, aga põhimõtteliselt see, et siin on ekraan ja see ekraan on üksiti teisele poole bussiootajate niisugune varisein, et see ju tegelikult on kõik mõnest päris tore mehhanism. Ainukene asi, mis mulle ei meeldi, on see, et ta siit Moskva kohviku eest ei näe tänu selle variseinale seda, mis toimub linnavalitsuse fondis, et see vahe on nagu ära katkestatud ja see mulle ei sümpatiseeru. Ja siis ma muidugi ei varja ka seda, et see vabadus samas, mis siin on, minu silmis on ta niivõrd piinlikult teretu, et sellega on ikkagi niisuguse, ma saan aru kunstnike seisukohast, kes ütlevad, et Vabadussõja monumendi tegemine on võimatu ülesanne ja konflikt on vältimatu ja see ongi nõme ülesanne, aga samas ma saan aru rahvast, kes tahab, et tal oleks oma tähtsamale sõjalisele, oma ainsale võidukale sõjale ka monument ja siin oleks võinud teha kompromissi, aga see, mis sinna tegelikult sündis, ei olnud kompromiss, vaid see on oma kunstilise küündimatuse tõttu rahvuslik häbi. Nüüd, ja seetõttu ma ei näita teda ja ma ei tea teda. Eesti riigid seisid ees ju ikkagi ka niisugused uued ülesanded. Näiteks see, et Eesti ajal oli Eesti saatkond Leedu toonases pealinnas, Kaunases, Laisvės-Alėja. Aga nüüd vahepeal leedulastel pealinna vahetatud Vilniuseks ja järelikult oli vaja saatkonda. Ehkki ma saan aru, et tänapäeval juba nüüd müüakse järjest neid 90. aastatel kokku ostetud või ehitatud veel mitte ka kokku ostetud maju, sellepärast, et Euroopa Liidu sees ei ole mõtet enam raha raisata nende diplomaatide ülevalpidamisele, sest neil ei ole nendes saatkonnas lihtsalt mitte midagi teha, kui Brüsselis on kõik asjad ära otsustatud, mida sa enam seal kuskil Budapestis seda saatkonda siis pead. Ainult neid, kellel šampaklaasi hoidmisest juba radikuliit on käes ja soodustad niimoodi kutsehaigusi. See ei ole tõesti võtta. Aga 90-ndatel oli siiski mõnesse kohta vaja ja siin me näeme, teiselt poolt ka pildivaruseks sõnum paremini arusaadavalt. Eesti saatkond Leedus. Anti konkursi võitsid noored arhitektid. Tegid erakordselt moodsa ja edumeelse maja. Nii moodsa, et enamik ei saanud aru, kus enamik ei tehmatanud, ka välisministeeriumi ametnikud ja nii edasi. Mis oli nagu kõrgtehnoloogiline, tema tagakülg on klaasist.
siis juhtus muidugi see, nagu Eestis ikka sageli juhtub. Välisministeerium hakkas avaliku raha kasutamine, seal on kogu aeg see paanika, et meie raiskame. Ja ajakirjandus nagu hagijas kogu aeg nõuab, et kas on kõige odavam lahendus ja nii edasi. Ehk siis see tähendab seda, et sinna taha sein oli võetud klaasist sellele majale, sest oli tema arhitektuuride moment oli see, et hästi, et meil on niisugune loodusliku kiviga soliidne minimalistlik arhitektuur tänavale, loomulikult ei ole see nurgapealne pulka Eesti arhitektuur, aga taga on siis puhas klaassi ja seal on saadiku korterid ja nii edasi. Loomulikult olid arhitektid ette näinud teatud läbilaskevõimega klaasi, mis on päris kallis. Välisministeerium vahetas selle kõik odavama klaasi vastu ja nüüd elavad nagu kasvuhoones ja süüdistavad arhitekte, et nad on ülekuumenenud. Nii, või siis saatkondadega palju kaugemale jõudnud, eks ole, konkurss oli ka nüüd Riiale ja konkurss on olnud Pekingile, aga ma nüüd arvan, et Eesti saatkond ei hakka nüüd Riiasse seda maja küll ilma peale ehitama, sest ma tõesti arvan, et Riiasse ei ole mõtet nagu saatkonda teha. See on suur särake. Ja siis on need Eesti paviljonid olnud, mis on olnud üllatavalt nagu efektselt rahvuslikud sõnumid. Kõige ma pean tunnistama, et siin on nendes liikuvates porgandites, kasvavates liikuvates kuusketes seal katusel on oma nagu absurdi, aga ja mitte võib-olla ka väga palju sõnumishelgust, aga ta mõjus üllatavalt ja efektselt ja see ongi nagu mõeldud virvarriks ja las ta siis olla selline. Ma arvan, et see on halb. Nüüd järgmine valdkond, kuhu me tahtsin jõuda, on siis elamuehitus. Ja nagu algatuseks sai mainitud, et nõukogude aeg oli pannud suurem osa inimesi nendesse tüüpmajadesse, mis on suhteliselt, ütleme niimoodi, et teatud hulgal inimestele sobivad nad tänapäevani väga hästi ja mina ei kiirusta küll nüüd buldooseriga neid kõiki kokku ajama, aga selge on nagu see, et pilt oli või nagu elamuehitus oli väga üheküldne ja väga paljudele inimestele selline paneelikas ei sobi ja on aru saada, et terve inimesi soovis saada endale, eriti kuna veel jõukamaks saanud, muid ruumilisi väljundeid oma elukeskkonnaks. Nüüd, sellisest 80 aastate postmodernismi laines oli väga mões jätkuvalt sellised koheva katuselised majad, mida arhitektuuri ajaloos on ka nimetatud mätasmajadeks. Ja siis nad meenutavad oma katustes, tulid need esimesed katusekivide vabrikud ka ja siis see nagu katusekivi, see tundus mingid need kinnisvaraärimehed, need ju müüvad kogu aeg müüti seda niisugust kodutunnet ja siis see tekitab, kui on ikka puumaja ja kuidas nende põrsakestel oli see maja eits, et maja peab olema kindlasti kivist ja kivikatusega ja sa pead nagu kõik see arhitektuur peab niisugust turvalisust ja see kodukindlus ja sa pead nagu kokku mätsima niisuguseks meeletus. Ja nüüd need kadedad tavalised eestlased, kes ei saanud sellist mätasmaja endale sinna suupise lubada, võistisid selle ala siis lollide külaks, lollide maaks, mis on see, kuidas see raha kasvanud. Nüüd tõeline ehmatus eestlastele 90 aastate lõpus oli siis see, et need teatud rikaste oma majade elurajoonid panid selleks, et kadedad ja uudishimulikud vaatamas ei käiks ja ajakirjanikud pildistada ei saaks, panid ette enda tõkkemuud. Ja see oli niisuguse, ütleme, sellise luterliku ruumi kasutustraditsiooniga eestlastele väga šokeeriv. See oli nagu midagi niisugust, et see oli nagu, muidugi 90 aastate ühiskond oli ka palju kriminaalsem, kontrastid olid suuremad, aga see oli nagu järsku oli niisugune tunne, et me oleme nagu Ladina-Ameerika, et me oleme nagu harjunud selle niisuguse luterliku käsitlusega, et me kõik Eesti elanikud on üks sõbralik pere. Et okei, ühel on suurem maja, teisel on väiksem maja, aga nende vahel ei ole müüri. Ja see mõjus nagu mingisugusest Ladina-Ameerika seebiooperist, et mafiossid on eraldi selle tõkkepuud, aga see oli nagu
tõkkepuud olid olnud ju nõukogude ajal igal pool, aga tõkkepuu oli millegi halva ja ebameeldiva, see oli nõukogude militaarvärk, keelatud tsoonid, see oli tõkkepuu taga, aga osa meist elavad tõkkepuu taga. Kuidas sa oled nagu sõbralik inimene ja elad tõkkepuu taga? See oli nagu inimestele tohutu šokk. See oli nagu ka see, et 90-ndatel see oli veel nagu ka, see oli osa arhitektuurist, et kõik jõukurid pidid ilmtingimata Kaukaasia karjakoera. Siis nad said natukene rikkamaks ja võisid endale lubada neid nii-öelda turvasüsteeme, et paned need andurid ja niisugused asjad. Ja siis saab juba õuega muru teha ja lillepeenvaid ja need koerad olid ju kõik kasvatamata, need ammustasid naist ja nendega see juhtus 100 õnnetust, eks ole, kõik oli ära tallatud, kõik oli korine ja see kaukaaslaste periood oli tegelikult niisuguses kodukultuuri seisukohalt väga traagiline. See tegelikult ei tähendanud looma armastust, mis oleks ju ilus olnud. Aga midagi ei ole teha, et see niisugune eestlasi šokeerinud kinnisvara küla tõkkepuu taga, see oli tegelikult ka lääne ühiskonnas samal ajal tekkinud ilming. Selline sotsiaaldemokraatlik heaoluriik oli möödas, neoliberaalsed tuuled nägid ette selgemaid eristumispraktikaid ja rikkad ei häbenenud enam oma rikkust ja nende kadedate pilkude eest ka läänes tekkisid need nõnda nimetatud gated communities Lääne-Euroopas. Et see ka Londoni ja Pariisi eeslinnades on täpselt samasuguse ilusamate pulkadega ja tugevamate tõkkepuudega, aga täpselt samamoodi suletud elurajoonid. Nüüd need koduideaalid on ise olnud ka küllaltki jõukuritel erinevad. Iseenesest on nagu huvitav olnud see, et ma liialdan ja lihtsustan, aga ma teen seda teadlikult. Teatud hulk Eesti ärimehi, kes tahtsid olla maksumaksjad, mäletate, nad moodustasid mingi maksumaksjate klubi, et näidata kõigile eeskuju, et selleks, et riik toimida saaks, selleks peabki makse maksma. Sest muidu oli ju kogu niisugune, et hakka riigile veel maksu maksma, nagu nad Kreekas siiamaale teevad, eks ole. Maksame makse, oleme ausad, teeme ausat äri, meie äri on transparentne, läbipaistev, raamatupidamislikult kontrollitav, me ei ole sullerid, meil on lääne partnerid, kellega me kasutame samu lähenemisviise, me võtame kasutusele, oleme innovaatilised, meil on uued tehnoloogiad ja vaat sellele osale Eesti ärimeestele nende maailmavaate arhitektuurne vaste on niisugune neofunktsionalistlik valge kast villa. Seda on igal maal mingil määral, aga ütleme nendes maades, kus domineerib see, et maksu ei maksta, enamik on nagu niisugused võimustruktuurid on niisugused maffialaadsed, seal on siis niisugune historitsistlik sammastega, balustritega, selle mättaga ja katuse mättaga, et see on nagu niisugune teine ärikultuur. Et ütleme, Eesti jõukuritel on olnud nagu viimase 20 aasta jooksul võimalus ennast positsioneerida, et kas ma lähen niisugusesse valgesse, moodsasse, läänelikku, transparentsesse, minu ärikultuuri sümboliseerivasse valgesse neofunkvillasse või ma siis niisuguses historitsistliku, ütleme nii, et ausalt, kõige paremini tulevad need välja Rumeenias need ärikate tooniküllased lossikesed on kõige efektsemad. Siin teile lihtsalt paar näidet niisugustest, ütleme, nende valgete neofunktsionalistlike majade teedvajav arhitekt on olnud Emil Urben ja mõned näited lihtsalt siit. See meeldib mulle selles mõttes veel eraldi, et see on niisuguse
eduka, kuid soliidse Eesti ärimehe käitumismudel. See on maha jäetud naisele ehitatud maja. Või siis nüüd Pärnusse suvituskorterid, mida Kalle Vellevoog on teinud ka sellises neofunktsionalistlikus võtmes, kuigi selle sama keskosa mõjub nagu võib-olla vanglat meenutavalt ja sa ei kujutage ette, et sa oled nagu suvitamas Pärnus, aga ikka mitte. Või siis nooremate arhitektide, kes ei saa niisugusele jaoks nagu Emil Orbel oma nende valgete ülimalt minimalistlike majadega ühe tee nii ära lõpuni käinud, et nemad enam mikotanud kuskile minna, need hakkasid tegema neid viltuste põranditega tube. Ma pean küll tunnistama, et mina koju seda viltuspõrandat ei taha, aga see on võib-olla minu piiratud arusaam koduvõimalustest. Ja siit siis näete nüüd niisugust, ütleme, teise ja kolmanda ešeloni arhitektide pehmemat, vähem karmidele ärimeestele mõeldud, pehmemat, rohkem tuflialustele ärimeestele mõeldud arhitektuuri, kus siis on niukseid toodud sisse paekivist seina ja muud sellist traditsioonilisemat koduidüüli. Need on loomulikult lasknud mingisugustel maastikuarhitektidel ilmtingimata need Brabant elupuu vead, sest see on see, et muidu teised tulevad ja loevad meie lapse pallid ja grilli peal olevad lihatükid üle. Ja siis teatud üks veel niisugune jogurte, eriti suvilakultuuri iseloomustav lahendus on siis need palkmajad, mida minul ei ole iseenesest palkmaja vastu midagi, eriti kui ta on nõukogude aja eelne taluarhitektuur, meeldib ta mulle kohe roppu moodi. Ja ma arvan, et tegelikult hea arhitekti käes võib ka tänapäeval palkidest ehitada, aga see, mida need Eesti palkmaja firmad toodavad, niisugused majad, on minu meelest nagu arhitektuuri mõttes küll roopud. Et vaadates neid õdupiirdeid, mis on sellised liial läbi vädanevad ja ma ei elu sees armastanud seda niisugust vampri ratta seina peale rikutamist ka, on alati tundunud nagu halb maitseline ja siis teeb ise suure klaasakna, miks sa seda kõike selleks palgist teed, mulle tundub see nii võlts, rahvuslik ja kole. Nüüd, see kesklinna ja korterite majade ehitamine on olnud suhteliselt väike, aga seal on mõningaid päris ehmatavaid lahendusi, nagu näiteks see 3+1 arhitektides on siis Ilmar Valdur, Andres Ojari ja Markus Kaasik, nende maju, mis on siis nüüd võib-olla, ütleme niimoodi, et viimastel mingi 2005 või 2006 valmis saanud ja see on nüüd olnud see maja Eestist, mis on kõige rohkem olnud rahvusvahelises arhitektuuripressis. Mingi raamat Uued elamud Euroopas, Kaane pilt ja see on nagu ütleme kõige suurem Eesti arhitektuurist olnud rahvusvaheline menuk. Samal ajal ma mäletan, et Anneli Saunaku kirjutas Eesti Ekspressis, et tema ei saa enam mööda Koidula tänavat käia, sest seal on nii kole maja. Siis iseenesest uue ajastuga tulnud uusi huvitav asja. Keegi ei kujutanud meist ette nõukogude ajal, et välismaa arhitekt hakkaks Eestisse maja tegelema. Okei, Soome ehitajad veel, Poola restauraatorid veel, aga tulebki välismaa arhitekt ja teeb Eestisse maja. Ja siin te näete siis nii-öelda Tartu Emajõe luba pealt, see on üsna õnnetus, et ta tahaksin endasuguseid veel 7 tükki kõrvale saada ja kui Tartus majandus kosub, siis võib-olla midagi tuleb ka. Aga Austria arhitekt Toomas Puhher vist, kui ma ei mäleta, ta sai ERMi konkursil, kui ma õieti mäletan, kas näiteks mingi 3. preemia ja Tartu linnavalitsuse, see Tartu on olnud viimased 10 aastat on Tartu esimest korda olnud arhitektuuris nagu tugev tegija. Ja seal on olnud just nimelt pigem linnavalitsuse ametnikud, kes on Tartusse viimastel 10 aastal üks ägedamat arhitektuuri ligi lasknud. Muidugi kohalikud Tartu vanad joosid on õudselt vastu töötavad ja räägivad kohalike traditsioonide tähtsusest ja väga õnnetud, sest eks see raha läheb ju välja, see on ka tähtis. Aga niisugust ägedat tärpi on siis Tartusse sisse lastud. Ja nüüd veel lõpetuseks niisugusest
et see Eesti riik on juba siiski ka nii vana, et ta jõuab ka niisuguse, ütleme, selliste kultuuriehituste kui omavalitsuste kui üldse ka lisaks sellisele erasektorile nüüd nagu uuel ringil tegeleda ka avalike ehitustega rahva teenimiseks. Ja siin te näete siis nüüd arhitektuuribüroo Salto kavandatud Sõmeru vallamaja Rakvere lähedal, mis sai ka riigi kultuuripreemia üle-eelmisel aastal ja mis küllaltki nagu lihtsate vahenditega, see on lihtsalt fassaadiks on pandud kõige tavalisemaid viimistlemata kui eri värvi peitsitud reikasid. Reika ei ole ilus sõna, aga mingi lihtsakud. Et see on tegelikult nagu kohutavalt odav, kuid samas väga efektne hoone, kuigi ma arvan, et neid triibumaju on nüüdseks juba nii palju saanud, et see triibutamine töötab ka kõik ära. Selle sama Salto projekteeritud Maaülikooli võimla tähtväes, mis oma optilistes moonutustes on midagi päris võluvat. Ja viimase aasta niisugune nagu toredasti alternatiivarhitektuuri, ütleme, kui see NO-teater on olnud ka niisugusel Eesti kultuurimaastikul üks kõige huvitavamaid ja mõtlevamaid tegijaid, siis nemad ka nüüd sellist alternatiivarhitektuuri on püüdnud viljeleda, oli väga tore ja huvitav samm. Nüüd, meil on ju tõesti ka viimastel aastatel nii kerkinud, kui olnud mõttes kergitada, ehk siis kerkida lasta suurematel kultuuriehitustel, kui paraku on osutunud nende majade asetamine erakordselt raskeks. Et nii-öelda see nõukogude aeg oli ju meile peale pannud need pidurid, mis õhtu õigel ajal oli jäänud valmis ehitamata kunstimuuseum, milleks ju Eestil oli 2 arhitektuurikonkurssi, milleks sama Alvar Aalto osales ka teisel konkursil, aga siis plaaniti teda sinna, kus on praegu laevastiku ohvitseride Vene kultuurikeskuse kõrval park Vereõieste ääres. Aga ma ei hakkaks rakerduma nendesse pikkadesse vaidlustesse, kuni lõpuks ehitati kunstimuuseum Kumu, siis minu meelest täiesti mõttetusse kohta Kadrioru pargi taga. Et niisugusesse kohta kunstimuuseumi võiks ehitada näiteks ütleme Kopenhaagenis, kus on tihedalt täis ehitatud, kunagi ei ole pommitatud ja kunagi ei ole ühtegi tükki maad üle olnud. Ta on nii täis pakitud, et vaat sinna enam tõesti keskele polnud niisugust võtta. Kuskile vee peal oleks veel saanud ainsana teha, mida nad siis nii-öelda oma selle ooperiga ja uue linnateatriga Kopenhaagenis on teinud. Aga Tallinna oludes mul on nii kahju nendest vaestest kolleegidest, kes peavad nii palju rohkem pingutama, et meelitada inimesi sinna üritustele. Tunnen, et ise ei jõua näitustele. Nägin Aalto ülikooli arhitektuuriajaloo professorit Niskast nädala sees. Olen 1 päevaks Tallinnas, tema ei jõua seda Kumusse, ma küll ei jõua. Vaatan, kui ma siia Skolalattu ja kesklinna asjad käin, vaatan ära, aga tead, Kumusse ei jõua. Nüüd Tartus Eesti Rahvamuuseum, teine niisugune, kuidas öelda, 1909 asustatud muuseum, muidu, olgem ausad. Nüüd, kui need kapad, need 3000 õllekappa, mis seal on, ja veel, ma ei tea, mitu tuhat vangipuud ja nii edasi, ja supakest ja sokikest ja käpikukest, et nad ei ole enam muidugi meile nii tähtsad, kui nad olid näiteks 30, 50, 70 aastat tagasi. Siis, kui veel suur osa eestlasi kasutaski niisuguseid käpikuid ja vangipuid, eks ole, aga nüüd, kui kõik elavad keskküttega majades, eks ole, aga maal elatakse keskküttega majades, see niisugune vanast talupojakultuurist võõrandumine on toimunud nii ilmselgelt. See ülemineku periood niisugusest ühiskonnast, mida see muuseum peamiselt kehastab, on möödas see ülemineku periood. Me oleme niisugusest kaasaegses urbaanses elulaadi omaks võtnud ja mugavusel. Et kogu aeg seda talu asja meenutamas seal käia,
See ei ole nii oluline, kui ta oli näiteks, ütleme, 50 aastat tagasi. Aga siiski ma olen seda meelt, et käpikud peavad kodu saama, neile tuleb maja ehitada ja ma ei ole üldse seda meelt, et olukorras, kus 1000 muud asja mõjutab konkureerib meie tähelepanu pärast. Nende käpikute ja õllekappade positsioon ei ole väga hea. Sellises olukorras kupatada need sinna sõjaväe lennuväljale Vaadile, kus Tartus olles iialgi pole aega käia. Kui ma lähen 1 päevaks Tartusse, kus kunstimuuseumisse näitusele jõuan, söön kuskil kesklinnas, ajan oma asjad ära, tühja ma sinna Vaadile lähen. Et see on nii kahju, et see jonniga aeti, mõeldes Eesti ajal läks ta sinna sellepärast, et Vaadi mõisas oli tühi ruum lihtsalt olemas ja sai need kogud sinna panna. Ehkki ma arvan, et sellest nõuksed need meie võidoosid nendes neobaroksetes saalides olid koomilised ka siis juba. Aga ja nüüd sinna see uus maja ehitada tundub mulle mõttetu, samal ajal maja on hädasti vaja. Ja sinna seda võidutööd konkursil ma siiski arvan, et selles olukorras, et kui see oli nii totter situatsioon, et ta sinna Vaadile pandi, siis vähemalt minu meelest žürii siiski valis kõige õigema võidutöö välja, sellega ma olen küll nõus. Ja see kriitika, mis nagu kõlas, see oli nagu minu meelest hästi naiivrahvuslikku kriitikat, et meie Eesti Rahva Muuseum Vene sõjaväe maandumisvajale ja sellest tuletatud arhitektuuriga. Ma siiski arvan, et Eesti Rahva Muuseum on selles mõttes, et see arhitektuurne lahendus nagu võttis enda peale mitte ainult selle käpikute kodufunktsioonid, vaid ka laiemalt selle, et me peame tegelema oma nõukogude pärandi seedimise, äraseedimisega, siis see oli minu meelest siiski väga hea ja õige otsus. Aga see kõik on vale koha. Nüüd viimane kirgi kütnud ehitis on siis Kunstiakadeemia uus hoone, mida tõenäoliselt ei tule, aga mis nendes nii-öelda kultuuriga seotud suurehitiste reas mu meelest ainsana on plaanitud vähemalt õige koha peale. Et me võime nüüd vaielda selle maja mõttekuse üle, kuigi ma pean tunnistama, et ajakirjanduse positsioonid on minu meelest olnud nagu veidrad ja asjatundmatud ja nad on nagu niisuguse Jaak Aaviksoo jõulise laimukampaaniaga kooli aadressil kaasa läinud. Ma ei tahaks hakata siin nagu detaili minema, milles ma arvan, et see on ebaõiglane. Mina muidugi arvan küll, et Kunstiakadeemia on Eesti oludes üks suhteliselt hästi töötav väikekool ja kui meil on vaja kõrgharidust reformida ja liita ja lahutada ja muuta seda efektiivsemaks, siis see Kunstiakadeemia väike majakene võrreldes kõikide nende gigantomaansete Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ja TTÜ ehitusplaanidega on niuke tilluke, et see ei võta Eesti riigilt tükki küljest ära, kui need kunstnikud oma kodu kätte saaksid. Ja kui neid koole on liita ja lahutada vaja, siis minu meelest hakkaks ikka peale sellega, et kas tõesti Tartus peab olema maaülikool eraldi ja miks näiteks niigi on ta nii-öelda võõrsunud välja Tartu Ülikoolist. Minu meelest ei juhtu mitte midagi, kui nad kõik üheskoos sõbralikult koos Tartu Ülikool on. Ja teistpidi mina arvan, et ei ole ei Konts ega Erkiga mingisugused pujäänid, et kui TTÜ ja Tallinna Ülikool ühinevad, siis oleksid Konts ja Erkiga käpad. Nii. Nii palju me juurde selle projekti, see projekt on ehitajatele, seal sees on ka kool peetav. Minu meelest ma nõrgad küll, et tegelikult on võrreldes selle asjatundmatu kriitikaga, näiteks kui ma mingi paar nädalat tagasi see sama luges ühe Eesti juhtiva ajalehe arvamustoimetaja kirjutas sellest, et juba peale vaadates, et kuidas on näha, kui kallis majas on, kuidas ta heletakse. Et ühesõnaga see, et tema energiaklass on B, mis tähendab seda, et sealt suhteliselt soojuskadusid on väga väiksed ja et kui see rendering on selline valgustatud, siis ei tähenda, et suuremad kulud. Minu selline hoopis mis ma tegelike miinustena selle maja puhul näen. Ma ei arva, et see välja kunagi tegelikult hästi tööle hakkab.
võimalik, aga ma ei arva, et oleks väga tore ja mõnus pidada kooli toonis, kus kõik asjad käivad ainult liftidega keskelt, et see ei ole lihtsalt niisugune, selliseks oma kooli tunde tekkimiseks kõige mõnusam lahendus. Ja viimane, mis on nüüd samamoodi küsimärgi all ja mis on pool hea koha peal, on siis Tallinna laekonna. Seal on see asi, et kui nüüd nii ERMi, tähendab, kui Kumu, see oli esimene konkurss, Kumu võitis ära noor paljulubav Soome arhitekt. Nüüdseks on selge, et temast on saanud keskealine keskpäevane Soome arhitekt ja ei osutunud geeniuseks. Kõik see, mis ta Soomes ülejäänud elu on teinud, on suhteliselt tagasihoidlik. On paha arhitekt. ERMi ja EKA-majad võitsid ära noored vähetuntud ja ütleme ka ausalt, eriti ERMi puhul ikkagi täiesti kogenematult. Neil oli üks suur idee, ja nende nii-öelda tegelikuks projektis viimine oli väga raske. Siis nüüd selle Tallinna laekonna konkursi võitis ära tõepoolest hetkel üks maailma kõige kuulsamaid arhitektuuribüroosid, Big Bjerke Ingels Group. Kopenhaagenis nad on tohutult rahvusvaheliselt edukad ja isegi niimoodi, et see Bjerke Ingels on minust noorem natuke isegi, et kui ta 90-ndatel nagu nii-öelda oli tõeliselt avantgaardne, aga nüüd, kui tema arhitektuuribüroo on juba suur nagu Eesti projekt ja töötab globaalselt, siis selle võrra need arhitektuursed ideed on ka natukene tagasihoidlikumaks, ehk siis teistpidi öeldes ehitatavamaks muutunud ja see, et olla edukas, hoida firmad töös, võita järjest konkursse, siis selle võrra on nad vähem eksperimenteerivad ja natukene ka lahjemaks muutunud. Ja siin on siis nagu see asi, et ma ei arva, et see oleks nagu kõige parem ja kõige õigem koht. Aga kui me mõtleme sellele, kuidas see noor Ratas abilinnapeana raius igasuguseid rumalaid kohti sinna Tivolit taha, Petrooliumi tänavale, see oli selge, et linn tahab ehitada linnamaale, aga kõik linnamaa tükid olid kuskil mingid tühed maad äärealadel, eks ole. Ei saa ehitada, linnaehituses laekoja koht on kohutavalt tähtis. See peab olema kuskil, kus ta on linna sümbol, sa ei saa seda suvalisse nurga taha endisele tehase territooriumile igale poole panna. Et lõpuks selle noore Ratase jonn murdused hakkas arhitekte kuulama võtma ja hea kunst see seal linnahalli kõrval ei ole muidugi mida linna kodaniku seisukohalt, aga ta on oluliselt parem kui see, kus nagu niisuguste kõrpide linnaametnike või arrogantsete linnaametnike positsioon valdas. Ja see, ma ei arva, et see oleks arhitektuurne meistriteos, aga ta on täiesti hea ehitatav, mõistlik, ülesannet täitev maja. Ja nüüd viimasena on ju äsja kerkinud, või nüüd on ta Eesti meediasse tulnud, mõned kuud olnud see probleem teada, et Pariisis maailmapärandi komitee arvas, no tahab ka tähtis olla, arvas, et kuidas see ikkagi nüüd mõjutab vanalinna vaatesektoreid, et kuidas nii-öelda Eesti ei ole pidanud vajalikuks hinnata keskkonnamõjusid nii tähtsal asjal, kuidas ta vanalinna külje all on. Loomulikult mõned kõik Eesti instantsid on see läbi käinud, kõige vastikumad muinasjullede Kerberose väravad on, eks ole, läbi käidud, igalt poolt on ta läbi läinud, keegi pole mitte midagi Eestis leidnud, et tal midagi viga oleks, aga siis arvab Pariis, et ta peab ikkagi olema tähtis. Kusjuures Pariis avastas selle asja rahvusvahelisest arhitektuuri ajakirjadest, kuhu see Taani büroo loomulikult, kõik nende võidud on kõikides suurtes arhitektuuri ajakirjades sees, seal lihtsalt nemad Pariisis nägid ja teadsid, et kuidas nii, et Tallinn üldse ei ole neid informeerinud. Ja saatsid Tallinna linnale umbes 100-leheküljelise ankeedi, mis tuleb kõik inglise ja prantsuse keeles ära täita, et kuidas ta midagi ei varja ja kuidagi paha ei tee. See on lihtsalt erakordselt tüütu, mõttetu, kallis ülebürokratiseerimine. Nii, aga kuulge, te olete erakordselt tublid olnud, et te olete viitsinud pühapäeva õhtuõunal nii palju arhitektuuri juttu kuulata, et mina tänan teid.
mõtlesin, tulema sellele oma maja koha peale, et võib-olla võiks tõesti teha teistsuguse projekti, sest selle naabriga vaidlemine on ju väga kuulav ja kusjuures nagu naaber nüüdseks on üles tunnistanud, et ega talle meeldibki lihtsalt jonnida, eks ole. Et ei olegi tähtis see 19 minutit nendest 2 kööningu korteris, mis eks ole nagu normidega vastuolu läheb, vaid nagu lihtsalt on vaja käru keerata. Niisugune pearuvärk, Ja siis katsuks ta ka ikkagi hakkama saada ja selle sama koha peal, aga ei teeks siis nagu tooni, vaid võiks minu meelest teha horisontaalse maja. Aga ma arvan, et seal on, aga kuskile mujale minna ma küll ei tahaks. Mitte, et mina ei tahaks, isegi minu käest küsib, aga et minu meelest ei oleks õige, sest mina arvan, et mis Tartu linn meil oleks, et loomulikult oleks kogu aega me kuuleme jälle, et mingid erirahasid on vaja, sest peahoone Tartus ülikoolil jälle vajus kuskilt ja mingi kohv kukkus, eks ole. Loomulikult on odavam ja mõistlikum ja hariduskulud minimiseerida, kui ta kuskile sinna Maarjamõisa kliinikute taha põllu peale ülikooli peahoone viia, eks ole. Aga mis jääks Tartu linnast alles, eks ole? Kui me sinna teeksime Eka pundi peale, me teeksime järjekordse kaubamaja või järjekordse hotelli, me ei saaks sealt head linna. Hea linn on see, kui meil on eri tüüpi funktsioonid segunevad. Ja see, et nende kaubamajade ja pankade ja hotellide vahel on kunstikool ja siis kuskil tuleb jälle üks teine muu niisugune funktsiooni vahetus, see tagab sidusa linna. Nii et ma arvan, et see oleks nagu selleks, et Tallinn näeks välja atraktiivne linn, kõik milline konkreetne arhitektuur on, selle üle võib nüüd vaielda, aga et sellel kundil säiliks kunstikool, ma arvan, et see on nagu linna arengu seisukohalt erakordselt tähtis. Ma ei tea, kas teil on teine seisukoht? Ei, ma lihtsalt täna just see Kukuraadio keskpäeva tund, see oli viimane versioon sellest, et tõenäoliselt ei tule. Aga mina või Ekakis lihtsalt see on väikes ja mõtlesin. Ja see päev on suvitasin lihtsalt. Ei lähiaegadel ta nüüd kindlasti ei tule, aga mina lihtsalt tahan ka noota, et õnneks ei ole ka Eesti Vabariigis ministrid eluaegsed. Tegelikult midagi hakkab ehitama sinna kohe praegu selle platsi peale, kui see tühjaks jäi, et see on nagu ainuke hea asi, et keegi sinna kohe midagi ei hakka ehitama. Ei, kus ta saab, et nii kaua, kuni EKA on ikkagi avalik õiguslik kool ja otsuseid võtab vastu EKA nõukogu veel ja ka ministril ei ole ilma Riigikoguta võimalik EKA-lt seda krunti ära võtta. Kas see krunt on juba panga garantiis? Jah, aga ta on pangalaenuga seotud, mis on iseenesest väike laen. Et see ei ole nagu tegelikult probleem, et ütleme ka need jutud, ütleme see ministeeriumi poolt asja esitamise viis, et EKA läheb kohe pankrotti, on umbes 3-aastases perspektiivis ja see juhtuks siis, kui EKA peaks tagasi maksma 50 miljonit eurot, seda nii-öelda valitsuse otsuse peale uue maja ehitamiseks tehtud kulutusi. Aga selge on see, et EKA läheb sellega kohtusse, sest ta lihtsalt niisugust ministeeriumi poolset ülekohut ei saa kannatada. See ministeeriumi audiitorfirma, kes seda... Aga see on tehtud selle teadmisega, aga selle asja teine külg on, eks ole see, et kool käitub lojaalse kodanikuna, uskudes Vabariigi Valitsuse otsust, et raha on eraldatud ja ta teeb kõik sellest Vabariigi Valitsuse otsusest lähtuvalt kulutused ja nüüd tuleb minister, kes ütleb, et siiski võtame selle raha ära. Loomulikult on see nii väikesele koolile tohutu koormus. Selles mõttes Sirbis oli ka ühel tasandil kindlasti õigus, et niisuguses avalik-õiguslikus vormis nii väikseid koole, nagu on EKA ja EMTA, on see vorm sobib halvasti. Eestimast taagesti väga väike kool. Jah, aga samal ajal niivõrd selgelt nišikool, mida
noh, on väga raske ükskõik teisega liita, sest ta sisuliselt ei haaku. Et noh, et see, ütleme niimoodi, et enamikes riikides see, nagu see kunsti- ja muusika kõrgkool, et need nagu niisuguste väikekoolidena, no, osades on ka liidetud, aga enamasti nad on ka püsinud. Aga Tartu kõrgem kunstikool, on ta siis midagi võrrelda sellega, ei ole? EKA-ga? Ei ole. Ta on ikka väike ja ta on mingi, EKA on 1200 üliõpilast, Tartu kõrgem kunstikool on rakenduskõrgkool, seal pole doktoriõpet, magistriõpet, see on 300 üliõpilast ja ta on selgelt nagu rakenduskõrgharidus ja ta on mõeldud nagu teostajatele. Et noh, sealt tuleb nagu kiviraidur välja, kes näiteks hauakivi teeb, mitte skulptor. Noh, selles mõttes. Jah. Ma kõigepealt ka ütleks oma tänusõna selle võimaluse nõuleda. Terve see jutu. Aga loomulikult ei taha midagi öelda arhitektuuri kohta, sest ma olen selle alla inimene. Aga mind see pealkiri muidugi alguses tekitas minus elevust ja ma vaatan paljudes teisteski, et vaba Eesti ühiskonna areng. Ma vaatasin, et nüüd saab. Pole nagu märganud. Ja et siin see kõik kalduvad üsna sageli liialdama. Kui vaadata vabadusteks, siis tõesti ei ole vangis, see on kindel, aga paljud ei ole, enamik ei ole. Aga kui vaadata seda, et kas mõte on vaba, kas loome, see vajalikud eeldused on olemas ja kas üleüldse on niisugune infrastruktuur, kus looming on põhimõtteliselt mõttekas. Ja siis selgub, et võtta näpustaks. Siin on arhitektid muidugi tunnevad seda kõike arvatavasti palju teravamalt kui enamik teisi. Ja nüüd, mis puutub selle Eesti ühiskonda, siis mööda mindest mainiti seda ka, et suhteliselt demokraatlik. Aga mulle tundub, et ka see on liialdus. Nimelt, selleks, et demokraatlik saaks olla ühiskond, siis peab kodanik tundma, et ta on küllalt informeeritud, küllalt haritud, et saada aru selleks, kuidas info tähendab, ühtegi kogenud küllalt selleks, et osaleda otsustamises ja ka arutlustes nii, et näeks ette ka, mis sellega kaasneb, tunneks ära tulemust. Aga ühtegi nendest kolmest eeldusest see tegelikult ei ole. Mida ma öelda tahtsin on see, et ühiskond on välja kukkunud siiski oluliselt teistsugune, kui ta oli mõeldud. Ja põhimõtteliselt ebaefektiivne. Ja need jutud demokraatiast on enamasti siiski räägitud ettekäändeks nende poolt, kes tahaksid sabrada meelevaldselt ja teha seda, mis pähe tuleb, nii et teised ei segaks. Ja nüüd, mis puutub sellesse elukeskkonda, siis see tehiskeskkond, hooned ja mööbel ja kõik sissekujundus, see tehiskeskkond kahtlemata on inimesele ju põhimõtteliselt on ta tehtav ja lõhutav ka, aga see looduskeskkond, see füüsiline keskkond ja see see materiaalne pool elukeskkonnast, see on suhteliselt lihtne, ehkki sageli päris kallis ja keeruline. Aga mis puutub sotsiaalsesse, vaimsesse ja psüühilisse keskkonda, nii-öelda mittemateriaalsesse keskkonda, siis sellega on näpud ikka nii põhjas, kui veel saab olla. Näis, kui kaua seda suudetakse kannatada. Mööda minnes nüüd veel üks pisike märkus. Üks pilt meie oli ka see Riigikogu saal, kus oli kõne on see, et kas ikka võib seinad siniseks peale ja läbi sidumine kollaseks. Kas siis veel mõtelda ka saab pärast seda, kui nüüd asi tehtud. Jah, küllap see on tähtis, aga ma ei saa mainimata jätta, et need toolid, mille peal saadikud peavad istuma, on erakordselt viletsad. Nende peal üle 2 tunni enam-vähem terve
sealt saalist ikkagi enamast püüavad kuidagi jalga lasta, siis mitte ainult sellepärast, et aetakse mõttetut juttu, vaid seetõttu, et ei jõua enam istuda. Aga ma ei tea, et arhitektid oleksid seda teadlikult mõelnud, et arhitektuurse, ütleme, mööblidisaini ergonoomika abil teadlikult istungite kestust lühendada. Kas on veel küsimusi või kommentaare? Kui ei ole, siis on igal päev veel võimalus siiski jätkata väikse kohvilava ääres, kus on jätkunud veel magusat lausu. Mina siis annan hea meelega üle need tähenduslikud kingitused meie ülevaada poolt. Ja siin on üks põhimõtteliselt on vihje siis Kunstiakadeemia vilistlastele. Siin on üks vilistlane keraamik Aigi Ora. Keda ma täiesti üldis nähe. Ja, kes on siis teinud Kohila ühe omapärasema kruusimeene, mille peal on Kohila vallamaja. Ja vihjates siis teile kui võib-olla arhitektuuri tähelepanijana muuhulgast ja vallamaja, mis valmis siis 2006. Ja täpselt vallamajaks esimene, mis ehitati vallamajaks mõeldud projekti järgi. Ega ei ole mäpaskatus? Peaaegu natuke märka moodi. Teine siis ka siin teha sõnavõttu Tehali väliste üks esindustrükised, kus on tema Vaiba kataloog, ehk siis Vaibad ja põhime Vaiba Kopelääni, mida on Tehali välisi teinud läbi aastate. Tehali välist on isegi. Nii et aitäh! Ja nüüd ma olen täna teile. Mina annan ka traditsioonilise koolikeelda, et kui te teiste akadeemikute läheduses näete,